Ruttu, Telaki! Ei tule! Mis sul on? Sul on hõbevalge. Hõbevalge. See on nüüd läinud. Nüüd jah? Mis sa nii väga pabistad? Saad sa aru, kui me sellest ruugist ka välja ei pääse, siis me ei saa siit majast üldse välja. Ära jama! See ei ole tavaline asi. Siin on mingi eriline jõud. Telaki! No ei. Seda ma sulle küll ei ütlen. No miks? Ütle, kui sa neid oma loengud annad, kas kõik saavad aru? Eks oma tagasihoidlikul moel saavad kõik aru muidugi, jah. Kes vähem, kes rohkem? Saad aru, ma ei saa sulle seda öelda. Kui ma sulle seda ütleksin, siis me moodustaksime jälle inimestest mingisuguse edetabeli. Ei, jumal, miks? Ma küsin seda lihtsalt sellepärast, et ma ise ka kõigest aru ei saa. Tähendab teised veel vähem. Äkki jätaks need rumalamad kõrval. Kui me teeme kursused, siis neid õpetama ei laseks. Mis sa arvad? Ma arvan, et nad solvuvad. Miks nad peaksid solvuma? Kas teevad midagi lihtsamat? Näiteks? No mida? No näiteks, kui me teeme lahtiste ustepäevad, las lihtsalt tutvustavad maja. Eks ole? Muide! See on väga hea mõte. Eks ole? Tule pärast minu kabinetist läbi. Jaa, see on väga hea mõte. Tead mis? Ma tahtsin sulle veel ühte asja öelda. Hea küll. Ma räägin sulle üht-teist selle kohta, kui palju nüüd keegi mida aru saab. Milord. Ta on hea konspekteerija, aga ma ei usu, et ta eriti palju aru saab. Majesteet. Tead, majesteedi puhul ma mõnikord tunne, et tema silmis siiski helgib teatav äratundumise ja mõistmise tuluka. Eks ole, siis pole nii. Võtame näiteks Marssani. Kuule, kuhu sul kiiret on? Võtame õlut. Või näiteks võtame Marssani. Aga mis siis? Et mis siis? Mis sa äkki? Sa tahtsid, et ma siia jääks. Aga me pidime ju seda probleemi arutama, kas pole nii? Aga äkki kedagi väga huvitab, et ma siia jääks. Mine metsa, keda sa nüüd huvitama peaks, jah? Näiteks Monsenjööri. Monsenjööri, mis jaoks? Tunnista mulle üles. Monsenjöör käskis sul mind siia sauna tuua. Oli nii? Ja ütles sulle, et hoia markiid siin saunas nii kaua, kui on võimalik. Oli nii? No, oli. Käskis. Mind ei huvita. Miks te tahate mind siin kinni hoida? Ausalt öeldes, ega mina ka päris täpselt ei tea. Aga mind huvitab, väga huvitab, et ei arvaks, et ma olen mingisugune täielik idioot, kes ei saa üldse aru, mis siin majas toimub. Ma tean, et midagi peab tegema, aga ma ei tea mida. Igatahes tuleb teha enne, kui markii teada saab. Oota, kes üldse teavad sellest asjast? Mina tean, sina tead, maahärra teab ja maahärra sekretär. Kokku 4. Monsenjöör, kuule nüüd. Oma kohalt ei lahku. Ära lase inimestel koguneda. Kui kogunevad saada laiali kõik tubadesse, saada paari. Saad sa aru, ei tohi tekkida muljet, et võib tekkida paanika. Kui mulje tekib, kohe hajuta. Kui küsivad millal, siis ütled, kohe saab. Ja, just. Muidugi. No mina ka ei tea, kuidas saab. Kuidagi peab ikka saama. Tegutse. Maahärra. Aga kuidas saab? Kõige tähtsam. Ei tohi tekkida paanika, selle ma korraldan ise. Nii. Ja sina lähed vaatad veel kord kõik uksed üle. Ei, sellel ei ole mingit mõtet. Ma tean! No mis sa tahad siis? Tahad sa niimoodi vassida ühte kohta punkti A või? Ei taha. See on sulle omale parem, kui sa tegutsed. Ei, muidugi, jah. Näed, jah? Mida? Sekretär kliendiga töö ajal. Ju tal on siis niisugune töö. Kes on?
mingi väliseestlane. Ei ole. On. Väliseestlane niisugune. Ma ju tean, ta käib mul siin iga päev. Vot see ongi see häda. Sa mõtled, väliseestlane lähed juurde, hakkad rääkima, ta ei oska ühtegi sõna. Jah, ega nad paljud enam ei räägi, jah. Ma ütlen venelane. Mõni venelane näeb välja juba parem kui väliseestlane. Ühed välismaalased kõik. Aga nüüd neiu. Kuidas teie nimi on? Hotell. No see ei ole ometi teie nimi. See on minu neiupõlve nimi. Te olete abielus. Ärge rääkige nüüd jälle rumalusi. Te narrite mind. Ma tuletan teile meelde, et ülehomme on teil pulmad. Olgu, nüüd tellin mina. Ja teie neiu, olge kena, vaadake, kas mul lennuk läheb. Ma räägin sulle, see ei tule lahti, noh. Ega ta vist ei tule, jah. Kuulge, ei ole mõtet siin seista. Minge baari või minge oma tubadesse. Kõik juba teised läksid. No mida siis ikka välja saab? Ma ütlen, kohe saab välja. Tõesti, tõsiselt ma räägin, siin ei ole mõtet passida. Kohe saab. Aga te ütlete 5 minutit tagasi, meil kohe saab. Kuulge, kas te olete Eesti mees? Mina olen ka Eesti mees. Ja Eesti mees usub Eesti mehe sõna. Need sa saadad minema. Aga palju sul üldse inimesi hotellis on? Seda tead? Ma ei tea, mina neid kõiki kontrolli. Mõned on väljas, mõnedel on külalised. No muidugi, sina istud meil siin niisama, eks ole? Kuule, ükskõik kus nad on. Uksest käivad nad ju ikkagi, eks ole? Kui mõtlema hakati, siis jah. No aga kus sinu kalkarid käivad, ulgused? Kuram. Need ka veel. Kas on juba lahti see uks? Kohe saab. Kohe saab kõik korda. Ma enam ei suuda. Mis on siis? Issand, missugune inimene. No kas teie kujutate endale ette? Kindlasti kujutate, te olete ju ka mees. Kujutate ette, tal on ülehomme pulmad. Kellel on? Sellel ameeriklasel. Ja praegu ta ajab mulle niisugust juttu. Lubab endale niisuguseid vihjeid. Ja niisugune inimene elas meie hotellis. Mina kraamisin tal tuba. Kuulge, ma ei saa aru, kellest te räägite. Aga kui ta on meie klient, siis te peate kannatama, ongi kõik. Tehke see uks lahti. Kohe saab, ma räägin teile, kohe saab. Nii, et ma siis tuun ta praegu siia. Vaat siia ei too mitte midagi, siia ärge tulge. Aga ma ei saa temaga enam, ma ei taha. Te peate saama ja peate tahtma. Issand. Sellepärast ma kordan, niisugust ohtu ei ole. Tähendab, niisugust ohtu siis ei ole. Milline oht siis on? Magister! No nii, mis asja sa siin räägid? Niisama väike teade. Mis on juhtunud? Maailmas juhtub kogu aeg midagi. Mis ohust sa räägid? Et vältida paanikat. Ei mees, see tekitabki paanikat. Hea küll, tõmbasin maha. Ma ei räägin oma ohust. Nüüd räägin olukorrast. Mis olukorrast? Muide, Marki, sai aru, et sina ta kõrvale tõmbasid? No Marki on ka nagu Lenin. Tal on ka võimas analüütiline aju. Mees, mis on juhtunud? Sa lubasid mulle rääkida. Hea küll. Ma räägin sulle ära, milline on olukord. Vabandage, kas te võite öelda, millal me siit välja saame? Kuidas välja? Me peame poole tuli pärast linnas olema, jaamas. Aga palun, M-hotell ei tee kellelegi takistusi. Soo, no siis ikka jõuame. Suur tänu teile. Viimane aeg.
Jah. Ma lähen ja räägin talle olukorrast. Ja mina lähen hoiatan poisse. Kõiki ei kutsu. Kes olukorrast ei tea, neid ei kutsu. Ma milordi ja majesteeti ei kutsu. Poolkunsti inimesed. Las hõljuvad oma pilvedes. Jah, äkki laheneb see kõik veel niisama. Ma juba mõtlesin, kuhu te nii kauaks jätnud. Mulle öeldi, et kohe tehakse uks lahti. Teate mis? Ma mõtlesin, et ma ei taha, et uksed lahti läheks. Issakene, mida te olete endale tellinud? Ma ei ole seda endale tellinud. Hea küll, uksed on kinni, see on Marssali viga, aga et aknad on kinni, klaas katki ei lähe, see on jama. Proovi ise viska. Mis hull peas? Viska. Mis ma ilma asjata lõhu? Sa ei lõhu, viska, ma räägin sulle. Sa tead, kui palju see klaas maksab? See ei loe, see ei lähe katki. Viska. Oota. Siin ei tule mingeid kilde, ma ütlen sulle. Viska. Viska täiesti jõust. Viska. Ei usu. Viska ise. Palun. Viska täiesti jõust. Kuule, räägi kõvemini. Ma ei saa praegu kõvemini rääkida, sest mu hääl on murest murtud. Meie olukord on tõsisem, kui ma arvasin. Kui ma avastasin, et Marssal ei saa järjekordselt ust lahti, see oli 1,5 tundi tagasi, siis ma ei osanud selle sündmuse tähtsust vajalikul määral hinnata. Vähe sellest, ühel hetkel ma lasin juhtimisohjad lõdvaks ja seetõttu me oleme kaotanud aega. Me kaotame praegu aega. Kuule, siin ei ole midagi muud, olukorrale hinnang ja kõigile ülesanded kätte. Mida ma praegu teengi? Üks üldine ülesanne. Vältida kõike seda, mis võib meie mainet kahjustada. See tähendab, me ei otsi mingisugust abi väljaspoolt. Me lahendame olukorra ise, oma jõududega. Selleks, et olukorda oma jõududega lahendada, me peame teadma selle põhjusi. Monsignor. Siin. Uurid välja, miks uksed on kinni? Miks aknad on kinni? Miks? Küsitled inimesi. Uurid välja kõige pisimate detailideni. Just nii. Aga delikaatselt. Seda muidugi. Magister. Siin. Uurid välja. Aga äkki siiski uksed käivad lahti? Või on mõni muu väljapääs, mõni kollektor kloak? Mis me hakkame vippe mööda kloake edasi ja tagasi tassima? Vippe me ei hakka. Aga ise käime väljaskoon tarvis. Aga see rohkem tehnikadirektori rida. Sa oled tehnikadirektor. Marssal on tehnikadirektor. Marssal oli tehnikadirektor. No mis direktor mina siis nüüd olen? Aga miks sa üldse arvad, et sa direktor oled? So. Mina ei ole nüüd mitte midagi, jah? Ole tarad. Me arvestame sind lihtsalt nagu inimest. Kuulge, Marssal muretseb nii, et habehall. Marssal muretseb peatab pärast. Et peatab teda ei tunne enam halli habeme pärast ära. Sekretäride aktiivi tuleks rohkem kaasata. Minu sekretär on juba niigi palju hõivatud. Ma siukest asjaga, ma ei taha rääkida. Kuulge, teate mehed, mida me siin vahutame nüüd? Hakkame tegutsema. Ja, tegutseme. Magister jääb siia. See, et ma sind tehnikadirektoriks määrasin, see ei tähenda, et sa peaksid koosolekut juhatama. Mis on ma? Mina olen juhtimisdirektor. Võid minna. Ei ole maailmas enam midagi huvitavat. Ei ole jah. Üldse ei ole midagi. Tead, igav on. Elu oleks nagu seisma jäänud kohe või ma ei tea, mis asi see on. Töötame. Pane higis. Varjeteel on tööd palju? Ei ole. Ei, on küll.
ega ta ei tapa muidugi, aga teinekord mõtled, et võiks rohkem teha, aga siis mõtled, et mis mõtted seal on. Rohkem oleks vaja teha? Ei, muidu, jaa. Öist programmi võiks korrata? Korrata? Hommikul, päeval, õhtul? Ei, muidugi, jaa. Aga milleks? Et publikut köita. Köidame. Rohkem on tarvis köita. Köök elab hästi. Tahad ütlen ausalt. Nii kaua, kui minu Merri köögis on, mina köögi pärast ei muretse. Magustoite on palju menüüs? 3 nimetust alati. Vähe? Vähe või? Ütle oma Merrile ja pea ise ka meeles. Rohkem magustoite. Rahvas soovib. Praade võta vähemaks. Ja nende asemele on niisugused toidud, et mida rahvas rohkem sööb, seda rohkem tema süüa tahab. Mis toidud need on? Mõelge, katsetage. Aga milleks seda vaja on? Aeg on niisugune. Pole viga. Elu läheb huvitavaks. Kui te alustasite tehnikadirektorina, kas te siis nende uste ehituses või väliskujus ei märganud midagi iseäralikku? Ei märganud. Ei märganud. Kas teie praktikas on varem ka juhtunud midagi niisugust, et uksed kinni jäävad? Sa tead ju, et on, noh. Mis asja sa küsid? Ja ära kirjuta kõik üles nagu mingi ülekuulaja. Küsi inimese moodi, noh. Kas teie praktikas on varem ka juhtunud, et niimoodi uksed kinni jäävad? Jah, tagauks on mitu korda kinni jäänud, jah, on. Tagauks on mitu korda? No väga mitu korda, no ma ei mäleta täpselt. Marki on mitu korda ukse taha jäänud, küsi tema käest. Aga kas siis teised uksed ka kinni jäid? No seda ma ei osanud siis vaadata, noh. Marki on mitu korda ukse taha jäänud. Kuule, ütle mulle ausalt. Mis sa arvad, kas Markiil on õigus mult see amet ära võtta? Seda ma ei osanud siis vaadata. No ma ei tea. Ei olnud ju. Teisest küljest meil ju praegu on nagu sõjaseisukord. Ja sõjaseadused, Tont seda teab. Kas te võite täpsustada, kui kauaks esimene kord see uks kinni jäi teil? Ei mäleta. Heit mäletas, Heit suri ära. Heit suri. Mida sa tuled, kurat, minu käest küsima? Sa näed, mul on töö. Kurat, mul on töö. Mine küsitle neid, kelle mitte midagi teha ei ole. Mitte kuraditki teha ei ole. Vabandage. Kas nüüd on juba midagi teada? Jaa, palun oodake. Kohe saab. Palun oodake veel 1 minut. Ah soo. Me ikka jõuame. Veel kord tänan teid. Sa näed, ma vastan, kurat, kogu aeg inimestele. Sa näed, mul on töö. Sa näed, siin on rinne, kurat. Sa võine küsi neid, kes on tagalas. Rahulikult palun vastake küsimustele. Ma ei saa aru, mis rahulikult. Sa räägi minuga inimese moodi. Me räägime sinuga omavahel sina. Mina küsin teilt rahulikult. Teie vastate rahulikult. Emotsioonid jätame kõik kõrvale. Kui me emotsioonid kõik sisse kirjutame, me ei leia tõde. Me otsime tõde. No. Kas teil on juhtunud kohta oma versioon? Versioon? Mõistlik seletus. Ma saan aru. Mis on või ei? Mul ei ole. Millal te märkasite, et uks on kinni? No võt, jumal, siis kui me seda tegime. Ma nägin, see vanamus läks uksest mööda, ma läksin talle järje. Ta läks nii ruttu, ta jõudis juba uksest välja, mina jõudsin, uks oli kinni. Oodake nüüd nii kiiresti, ma ei jõua. Siis oli uks juba kinni ja... Kes see vanamus oli? Ma ei tunne. Te läksite talle järele? Mulle tundus, et ma olen teda ennem näinud. Nii. Aga see ei puutu asjasse. Kõik puutub asjasse. No tähendab, mul tuli meelde, kus ma olen selle vanamast näinud, aga ma ei ole sellest kellegi rääkinud. Rääkige. No tähendab, kui ma selle maja ostsin, see oli oksjoni, see vanamas tuli minu juurde, ütles, miks te seda tegite, et teid ei oleks tohtinud see maja osta. Nii. Kõik. Miks ta seda ütles? No jaa, väga hea, ma tahtsin tema käest küsima, aga ta läks juba nii ruttu minema koos oma koeraga. Koeraga ära. Ja nüüd tuli jälle välja? Jah. No, võib-olla nüüd selleks korraks äitud.
jah. Tehke nüüd. Ega me sellest targemaks küll ei saa. Noh, faktike siit, teräkke sealt. Mingi pildi paneme ikka kokku. Kui midagi hullemat vahepeal ei juhtu. Ja mis saab veel hullemat juhtuda?